üks siuke tark kuningas on. Ja tal on hästi tark sõber. Ja sõber on veel targem kui tema. Kõikide asjades alati ütleb õieti. Ja kuningas on ka sellele lisaks ise tark ja siis kasutab targa nõu ja on kõik mis toimib hästi. Ja siis lähevad koos jahile. Laseb seal siis kuningas tõmbab, laseb selle põdra maha. Ja läheb siis selle põdra juurde, ja et on nagu hing välja lasta ja nagu lasta ära, aga põder oli veel natukene elus, niimoodi kui ta ligidale jõuab, siis ta põdetab ja hammustab tal väikse näpu otsast ära. Ja sureb ära põder. Ja kuningas on ehmatanud ja täiesti karjub ja nutab ja kutsub sõpra sinna, sõber siis vaatab seda, seob kinni ja ütleb kuningale, see on väga hea, et nii juhtus. On šokis, et on ju, et pole enam mingi kuningas ühe näpuga kuningriiki juhatada ja siis sõber ütleb veel, et see on väga hea. See on ju võimatu lugu. Kuidas saab nii? Lähevad siis sinna linna või tagasi, kus kuningriiki tagasi ja nii palju sinna on, jõutakse kuningas laseb oma sõbra vahistada, et nii niuke hullu, et soovib talle ainult halba ja viskab ta vangipungi. Ja see aasta otsa valitseb kuningas edasi ja sõbraga ühendust ei võta mitte midagi, see on näljapajukil ja asjad ja siis saab aasta mööda. Ja kuningas ikka ei lähe teda vaatama. Nüüd läheb üksinda jahile. Jõuab sinna jahile aga pigemalt on nagu loomad ära lastud ja läheb sinna hästi sügavalt metsa. Hästi kaugele sügavale. Ja tõmbab seal mingisugust põtra väga ja me jõuab ei tea kuhu padrikusse. See padrikus on üks kohalik hõim. Meil on niisugune pooltäiskuu pidustused. Ja pooltäiskuu pidustustel on see, et kes metsast kinni köitakse, see nagu siis lüpsatakse ära. Jumalatele. Et kõigil nagu hea oleks. Ja kuningas kohe seal järsku algivad 5 meest tal ümber, võtavad ta kinni ja seotakse ja viiakse küllagat ja pannakse seal halud püsti ja trummi pannakse ja šamaan hüppab seal ümber ringi kogu aeg ja siis pääseb kuninga juurde ja kuningas juba mõtleb, et ongi viimne päev käes, eks ole. Ja siis šamaan uurib, seda vaatab, et üks nägu on puudu. Kõik jäävad vaitud. Me peame ohverdama, aga meil on ju teada juba vanadest legendidest, et me peame ohverdama terviklikkust. Siin on ju tegemist mitte terviklikkusega. See oli lõks, me ei tohi teda ohverdada. Me peame kuninga vabaks laskma. Ja kuningas lastaksegi vabaks. Kuningas on nii õnnelik ja kurat, kuidas oli minu kõige parem sõber, eks ole, kes mulle täpselt ütles, et näppu pole vaja, see on kõige laantsina niimoodi juhtus. Selle ma viskab vangikongi. Kuidas? Mis ma nüüd teen? Ja nii häbi teine ja tormab linna poole ja asjad ja kohe jookseb vangikongi sinna sõbra juurde, laseb paremad toidud lauale juba tuua ja oih, tead, et sa oled alati head nõu andnud ja nüüd said siin mulle head nõu, et see on kõige parem asi, mis minuga juhtud saab. Ja mina olen sinu elu hävitanud, et anna mulle sõber andeks, et andesta mulle, et kuidas ma sain nii olla, et kas ma saan veel midagi heaks seda teha, kui siukse hullu sa tegid. Ja sõber ütleb, päris kuningas, et tead mul selle alati head nõu andnud. Ja ütleb, see oli tõesti väga hea ju, et sa mind siia vangikongi viskasid. See nii otsustas, et see oli ju väga hea. Ja kuningas siis aru ütleb, et kuidas see hea oli, et sa mind siia vangikongi siin panin aasta kannatama, eks ole, et sa ütled, see on hea ja kuidas sa saad öelda niisuguseid asju? Sa oled ju muidu tark mees. Ja siis see tõeline tark ütleb siis kuningale, et tead, et kui sa mind poleks siia vangikongi visanud siia aasta tagasi, siis ma oleksin koos sinuga jahil olnud.